Tere hommikust! Täna teen sulle kaardiladumise karmasõnumitega. Need on siis ajatud karmasõnumid. Ükskõik mis hetkel sa selle video leiad, sul võib siit midagi enda jaoks võtta olla või vajadus mõni mõte siit saada endale. Arvestada tuleb muidugi sellega, et tegu on üldise kaardiladumisega ja kõik ei pruugi kõigi kohta käia, kuna inimesi on palju. Et võta siit enda oma ja kui sa tunned, et see ei ole sinu teema, siis leia mõni teine video või võid loomulikult tellida ka endale siis personaalse kaardiladumise, selleks leiad siis lingi siit video alt. Tänane ladumine on ühes grupis, et mingeid eraldi gruppe ei ole, lihtsalt karmasõnumid sulle ja vaatame siis, mida need sõnumid sulle räägivad. 6 kaarti. Ja hakkame koos avastama. Esimene on kuukaart. Püüan vaadata, kui sa vaatad seda kuu sümbolit. 2 nägu vastakuti. Üks on nagu küljega. Tegelikult on mõlemad küljega. Nii, ma vaatan neid märksõnu ka siit kaardi pealt, et karma energiat siis sinu hinge kontekstis ütlevad seda, et hoolitse oma hinge vajaduste eest, kaitse oma hinge võõraste kahjulike energiate eest, ja siis vaimne tasand ütleb sulle niimoodi, et aktsepteeri siis neid tundeid, mis on juba nagu toimunud või mis on juba nagu juhtunud, mida sa oled juba nagu tundnud, et aktsepteeri seda, mida sa oled juba tundnud. Ja kehatasand ehk füüsiline tasand annab sulle teada sellest, et õpi oma reaktsioone mõistma, ehk siis reaktsioonide taga on põhimõtteliselt mingisugused vajadused, et õpi siis oma vajadusi mõistma ja need vajadused jõuavad siis sinuni tihti emotsioonide või reaktsioonide keeles. Ja arvesta siis sellega. Iseenesest kuu on ju meie taevalaotuses täiesti, kuidas ma ütlen, päikesevalgus on see, mida me siis nagu kuuvalgusena näeme, ehk siis kuu peegeldab meile päikesevalgust tagasi. Ja seetõttu seesama sümbol, mida sa siin kaardi peal näed, et ma panen selle nagu lähemale, et see sama sümbol, mida sa siin näed, et just kui 2 poolringi või 2 nägu, mis vaatavad teises suunas, tähistavad justkui siis nagu vaimu või kõiksuse jagunemist hingedeks. Kuu esindab hinge emotsionaalset poolt. Ja kuuga töötades või kuu energiaid mõtestades, tunnetades, me võime siis võtta ka selle perspektiivi või vaatenurga endale, et vaatame siis kuud kui peeglit. Ja siin siis olidki, eks ole, tunded ja reaktsioonid, et mida siis need meile, meie enda kohta peegeldavad. Ja kuu iseenesest siis koondab ja konstateerib või peegeldab sulle siis tagasi välistest allikatest pärinevat energiat. Ehk siis seda energiat, mida sa oled väliskeskkonnast saanud. Kuu muudab pidevalt oma kuju. Ja kuu kasvamisel ja kahanemisel on oma tõusud ja mõõnad, et see tuleneb loodusseadustest. Ja sellest johtuvalt on siis ka need kuu energiat, mis võib olla läbi nende karmasõnumite tahavad sulle öelda, et ka seal on need tõusud ja mõõnad nagu sees on ju. Ja seetõttu on ka meie tujud ja reaktsioonid ja emotsioonid muutlikud.
Ja nagu ma ütlesin, et siis kuu ise peegeldab meile päikesevalgust, mis tähendab siis seda, et me seostame või saame seostada siis ka kuu energiat oma reaktsioonidega ja oma harjumustega. Kuu pöörlemisperiood on lihtsamini öeldes aeg siis 2 täiskuu vahel, milleks on 28 päeva ja see vastab siis ka naiste menstruaaltsüklile ning seostab kuu ka siis emaduse ning viljakusega. Ja see emadus ja viljakus, loomulikult see on ka otseselt sõna-sõnalt ema rolliga seotud, on ju. Aga samas see võib olla mis iganes ka loominguline viljakus, ka loominguline töö. Noor kuu, mis on veel väike ja nähtamatu, valvab ometi meie üle, siis see noor kuu tähistab nagu intuitsiooni ja alateadlikke hoiakuid. Ja siis mineviku selliseid kannatusi ja probleeme. Ehk siis vahet ei ole, kas kuu on täis või poolik või loomisjärgus alles, et kuu mõjud on inimesele alati olemas. Ja kui me kuidagi seda kuu peegeldust enda keha peale nagu peegeldame, siis iseenesest kuu valitseb meie rinnapiirkonna üle ja kõhu üle, ehk siis seedesüsteem, süda- ja veresoonkond on ju, ja kopsud ehk hingamiselundkond, et kuu mõjusfääris on tegelikult päris palju meie keha sisest, kui nii võiks öelda. Siis kuna see kuukaart tuli välja, siis kuu on võib-olla üks selline kõige, ma ei taha öelda, et kõige rohkem mõjutab, ta ei mõjuta ilmselt rohkem kui teised asjad, aga võib-olla muude asjadega võrreldes on siis kuu mõju võib-olla inimesele niisama ka nagu nähtavam või tuntavam või seostatavam igasuguste asjadega, kas või siis ma ei tea, paarisaja aasta tagusest talurahva tarkusest, eks ole, puidumaterjali, mis kuufaasi ajal korjati, millal tehti küttepuid, millal ehituspuitu, on ju, millal laevamaste, et igaks asjaks oli oma aeg selleks, et see kestaks just selles kasutuses, kus teda on ette nähtud. Kuuga seotud märksõnad siis tihtilugu, mida need karmasõnumid sulle tahavad öelda, on siis sinu ja igasugused. Vahet ei ole, kas positiivse või negatiivse märgiga, emotsioonid, tujud, tunded, intuitsioon, kasvamine ja kahanemine, peegeldamine, vastamine, kohanemine. Mõtle kohanemise peale, et kas sul on raske millegagi kohaneda või mitte eriti. Ja mida sa kuult nagu õppida saad, et kuu kohaneb nagu nii tingimustega. Et ehk on mõistlik sinulgi paindlik olla. Igasugused sõltuvused, tsüklid, hoolitsemine, kaitsmine, omaksvõtt, mineviku teemad, kodumaa, toidu valmistamine, loomine. Võib-olla selline hingeühendusest rääkimine, või ma ei mõtle ühendusest rääkimine, vaid see, et su hingest tuleb, et selle hingest tuleva info nii-öelda endast välja tõstmine siis kas sõnade näol suuliselt või kirjalikult. Ja siis sellest tarkusest tulenevalt siis oma igapäevase elu elamine. Ja kui see kuukaart tuleb meil karmasõnumite kaardipakist välja, siis kuu tahab tegelikult, et sa praegusel perioodil samastuksid rohkem teiste inimestega selleks, et mõista neid sügavamalt. Mõista teisi sügavamalt. Ja samamoodi see kuu võib meid ka hoiatada millegi eest. Näiteks siis selle eest, et hoolitsemine iseenesest, vaata see kuu oli ka teiste eest hoolitsemine, niisugune emalik energia on ju, et see hoolitsemine peab siis nagu looma ja tugevdama see hoolitsemise tagajärjel, siis peaksid inimesed muutuma iseseisvamaks või tugevamaks või targemaks, mitte muutuma sinu sarnaseks, ehk sa oma hoolitsuse ja tegevusega ei tohiks inimesi mõjutada sinu sarnaseks saama, vaid nad peaksid ikkagi säilitama oma universaalse sellise olemuse. Nii, teine kaart, mis meil kaardipakist välja tuli, on sõnn. Ja sõnnikaart siis ütleb meile seda, ma võtan ligemale, ma näen siit paremini neid märksõnu vaadata.
et hingetasandil on siis selline mõte siin, et hoia siis või ole teadlik oma uskumuste allikast ehk siis sellest, kus kohast on need sinu uskumused, millele sa elus toetud, et kus kohast on need üldse alguse saanud. Ja vaata nagu kriitilise pilguga ka üle, et kas need uskumused nagu toetavad sind või pigem takistavad, eks ju. Ja siis vaimne tasand ütleb niimoodi, et igal asjal on oma hind, et iga asja eest me peame mingit maksu maksma, see maks ei ole alati rahaline, see on ka see, et me peame tegema midagi või meil on mingisugune selline tasand, on ju. Ja ta ütleb niimoodi, et kui sul on mingisugune missioon või kui sul on mingisugune teema, millega sa tegeled, siis ära karda seda hinda, seda lõivu maksta, mis selle eest maksta tuleb, et anda nagu endast välja midagi. Ja siis füüsiline tasand ütleb, et mõnikord on nagu sihid üsna selged või arusaadavad, et kasuta nagu julgemalt otsemat teed, et ära uina muinata, ära mine ringi, vaid kasuta nagu otsemat teed, et ilmselt sina, kes sa vaatad, oled siis olnud sellises, kuidas ma ütlen, äraootavas seisukohas ja kaardid tahavad siis teada anda, et liigu nagu otse. Ja mis me siis sõnni kohta veel saame öelda, et iseenesest sõnn on nagu kevade märk, sõnn on maa märk, mis tähendab seda, et sõnni jaoks on siis oluline see, et oleks kindlustunne, et oleks stabiilsus, aga samas on vaja siiski nagu eluga edasi minna. Ja ütleme siis, kuna tegu on kevade märgiga, siis ütleme väga paljudel rahvastel, ka ütleme seal vanas Egiptuses või Mesopotaamia aladel, ütleme ajaloost, mida me teame, et kui ei tuntud kella ega kalendrit ega midagi, siis vaadati ju seda, kuidas kuu ja päike ja taevamärgid igasugused liiguvad ja kuidas, millega silma paistab hetkel, eks ole, ja siis kui kui päike jõudis sõnni tähtkujusse, siis põhimõtteliselt hakatigi künnihärgi ette rakendama ja hakati maad harima. Ja see tähendab, jällegi me võime selle kündmise metafoori võtta, et künti sisse küll aeglaselt, aga ilusad, sirged ja tasased vaod. Ja külvati sinna siis eelmistest aastatest säilinud seemneid. Ja kui nüüd see sõnnikaart tuleb meil kaardipakist välja, siis tegelikult meil inimestena praegu on ka nagu see aeg, kus siis vaadata, et kuivõrd hästi on meil möödunud aastal korjatud ressursid säilinud ja kui hästi me oleme oma uue kasvuhooaja planeerinud. Vaata, see on koht, et kevadine pööriaeg hakkab varsti lähedale jõudma. Et see pööriajast pööriajani elamisviis oli, eks ole, väga paljudel rahvastel, ka meil eestlastel on see niimoodi olnud. Ja põhimõtteliselt ehk see kasvuperiood ongi siis suunatud sellele, et anname hoogu juurde, eks ju, et kasvatame uut saaki, kas füüsilist saaki, vaimset saaki, et millega siis keegi tegeleb. Ja vahet ei ole, et siin ütleme kündmise metafoori juures me saame rääkida siis füüsilistest seemnetest, mida maha külvatakse ja kas meil on piisavalt seemneid ja kui palju me seda põldu oleme arvestanud. Aga tegelikult metafoorina me saame selle ükskõik millisesse eluvaldkonda üle kanda, et millised need vaimsed seemned on, milline see sinu vaimne põld on, kas sa oled nagu teadlik sellest, kas sa oled oma tegevust nagu hoomad sa üldse, millisel kursil sa nagu liigud. Ja see, kas sa hoomad või ei hooma, mida sa teed või tegemata jätad, sellest sõltub sinu järgmine aasta. On ju? Nii vaimses kui füüsilises tähenduses. Nii, ja siis, et kui sõnn tuleb välja, siis sõnn tuletab meile meelde, et on oluline olla produktiivne, tugev, loogiline, seoseid loov, ütleme siis niimoodi, kannatlik, praktiline. Kannatlik tähendab seda, et kannatlik ei tähenda siis kannatamist, vaid kannatlik tähendab tasa ja targu tegutsemist.
hea kohtlemise korral siis ka helde ja ütleme niimoodi, et kui sõnn ei saa iseendast aru, kui sõnnimärgis olev inimene, ja see ei ole nüüd sõnnide, ma ei loe siin sõnnide horoskoopi ega ei räägi, eks ole, vaid sina, kes sa Karma sõnumeid kuulad, et see sõnnimärk puudutab meid kõiki, eks ju. Lihtsalt Karma sõnumina ta puudutab meid kõiki. Ehk siis see tähendab seda, et kui sa iseendast aru ei saa, siis sa võid olla ka selline perutav ja lõhkuv ja sellise destruktiivse viha energiaga. Raevukas. Kui me räägime kehaosadest, et kuidas see sõnnimärk meie kehaosadega seotud on, siis näiteks sõnn on seotud kaelaga, kaelapiirkonnaga, ehk siis kõri ja kael, üldse see, mis ühendab pead ja keret, et kõik see, mis sinna vahele jääb, kaasa arvatud meie hääl on ka osaliselt sõnniga seotud. Ehk siis, kui meil on kurk valus või kael on kinni, kaelalülid on kinni, ei saa pead väga liigutada või valus liigutada või hääl ära läheb, et siis seal on see koht, et me ei ole oma põldu seadnud ja oma seemneid targalt hoidnud või ei ole neid targalt külvanud, et seal on mingisugune jätkusuutlikkuse teema siis nagu peidus. Ja sõnnitähtkujus sündinud inimesed iseenesest on nüüd need, kes kangekaelselt tahavad enda asjadele nii-öelda kindlaks jääda, eks ole, aga see ei tähenda, see on nüüd see sõnni selline varjupool, et see ei tähenda, et seda peab ilmtingimata tegema. Ja ütleme, kui sina, kes sa seda videot siin vaatad ja kuulad praegu Karma sõnumite raames on ja samamoodi sa võid jääda oma vanadesse iganenud mõtteviisidesse kinni, siis sellisel juhul oled sina ka see sõnn, kes siin perutama hakkab. Nii, vaatame, mis on järgmine. Järgmine on kaljukits. Kaljukits on samuti maamärk nagu sõngi. Ma vaatan siit kaardi pealt need asjad ära. Kaljukits tuletab meelde sulle, see on sinu hingele see sõnum, et oma eesmärkidele tuleb pühenduda, sest ainult pühendumine on see, mis viib nende saavutamiseni. Ja võib-olla siuke vaimne tasand tuletab meelde, et oluline on siis keskenduda igapäeva reaalsuse loomisele. Mitte hõljuda pilvedes ringi ja ainult unistada pea laiali otsas, vaid tegeleda oma igapäevase reaalsuse loomisega. Ja füüsilise tasandiga seoses ütleb siis kaljukits meile seda, et reeglid ja põhimõtted on need, mis aitavad sul siis liikuda oma eesmärkide poole. Ja üleüldse, kui meil nüüd siin Karma sõnumites tuleb see kaljukitse kaart välja, siis on nagu see koht, kus me võiksime nagu vaadata endale otsa, et kaljukitses on väga palju head, aga kui ma olen kaljukitse varjuenergiaga ühenduses, siis võib-olla mu elus on hoopis praegu paigal seis. Ja siis on need samad kaljukitse sõnumid, mida ma praegu ütlesin, et planeeri ja keskendu siis nendele asjadele, eks ole järjekindel, siis see näitabki seda, et kuidas sellest paigal seisust võiks nagu välja liikuda. Et kaljukits iseenesest on talve märk ja see tähendab seda, et kuigi ta on maamärk, siis ta liigub nagu väga aeglaselt või need kaljukitse energiat on hästi aeglased, hästi rahulikud ja sellised kõrvalt vaadates võib isegi tunduda, et inimene on nagu tuim või tundetu, et ükski lihas ei liigu, aga tegelikult see ei vasta tõele. Ja ütleme siis jällegi, kui me võtame need vanarahvad või loodusrahvad, muistsed kultuurid, mis võib-olla tänaseks juba on osaliselt hävinud on ju, et siis kaljukitse energia ju oli kõige võimsam peale talvist pööripäeva, ehk siis kui kuu liikus või päike liikus kaljukitse tähtkujusse, eks ole. Ja see tähendas seda, et juba järgmisel päeval peale sinna kaljukitse tähtkujusse liikumist hakkas ju päike liikuma põhja poole ja uue kevade alguse poole, eks ole.
Ja see uue kevade algus siis tähendabki seda, et tuleb nagu uueks hooajaks hakata ennast valmis panema. Et siin sõnnimärgi juures me rääkisime sellest uuest hooajast, on ju, et tegelikult kaljukitsega tuleks hakata ennast juba nagu valmistama selleks. Ja kuna praegu nüüd sellel lugemisel tulid need mõlemad välja ja nad räägivad natukene selle nurga alt, nad räägivad nagu samast asjast, et selleks uueks hooajaks valmistumisest, et siis võib-olla praegu nende karmasõnumite raames ongi see nagu kõige tähtsam teadmine endaga kaasa võtta, et mida ma nagu tassin endaga kaasas, kas mingi kivinenud mõtteviis või mõni vana harjumus või midagi, millest mul on tegelikult villand, mis mind ei toeta ja ma kannan seda ikka aastast aastasse, päevast päeva, nagu veskikivi oma kaelas. Et äkki ma peaksin vanad koormad maha panema, lahti laskma, vabastama. Ja et ma saaksin võtta siis selle väärtusliku essentsi ja minna sellega edasi ja saada oma vägi sealt kätte ja seda väge kasutades siis külvata seda põldu ja luua uut saaki oma ellu, eks ole. Ja kaljukütt sümboliseerib siis ka unistuste muutumist käega katsutavaks tänu tööle. Ja nii nagu ma sealt kaardi pealt püüdsin neid sõnumeid välja lugeda, eks ole, tänu selline planeerimine ja sihikindlus ja selline mõtestatud, seostatud tegevus, eks ole. Aga just seal on hästi oluline, et unistuste muutmine käega katsutavaks. Ja sinu karmasõnumid ütlevad sulle täna seda, et sinul on vaja sellega tegeleda. Oma unistuste muutmisega käega katsutavaks. Tänu tööle. Nii. Ja siin võib ju visuaalselt kujutada ette, et kaljukits, kus ta elab mägedes, eks ole, et ronib mööda seina üles põhimõtteliselt, on ju. Et võib-olla tal ka ei ole lihtne ronida, et aga jäta selle pärast pooleli. Ja see on nagu see, mida sinul on kaljukitselt õppida, et kui mul tulevad esimesed takistused või raskused, et siis ma ei pea kohe seda loobuma, kui raske on järelikult ei ole minu asi teha, vaid ikkagi siis nagu edasi tegema neid asju, mis on nagu tähtsad. Näiteks meie esivanemad teadsid, et nad suudavad talve üle elada üksnes distsipliini ning range elukorraldusega. See tähendab seda, et toitu ju oli küll, et oli ju toitu planeeritud nii, et kevadeni jätkuks. Aga toitu ei olnud priisata, see tähendab, et võib-olla ma täna oleks veel tahtnud sealt midagi süüa, on ju. Aga ma pidin arvestama sellega, et millal seda uut saaki hakkab saama, et ma ei saa nagu täna kõike ära süüa nii palju, kui mul sisse mahub. Ehk siis tuli nagu, et see planeerimine on nagu hästi-hästi oluline tegevus, siis, mis selle kaardiga seoses välja tuleb. Kaljukits iseenesest, kuna ta liigub aeglaselt, see energia on aeglaselt, ta talvel on ka külm, eks ole. Et see kaljukits sümboliseerib siis sellist kristalliseeruvat energiat, ta on hästi tugevalt nagu selline maaelement, et nagu selline kivimi energia võiks isegi kaljukitse kohta öelda. Ja siis kõik, mis on selles muutuvas maailmas puhas ja püsiv, et see on nagu praegu tähtis ja seda on vaja oma ellu luua. Ja kaljukits siis aitab ebakindlatel inimestel pürgida tippu oma unistuste poole. Kui rääkida siin kehaosadest, siis kaljukits hoiab meie luid ja hambaid põhimõtteliselt koos, et vaata samamoodi, et on kristallilise koega. Et kuna see hästi tugev energia, tugev kristalliline energia, samamoodi küüned ja põlved. Et luud iseenesest, aga põlved nagu eriti on siis nagu kaljukitse teema. Et need peavad olema tugevad, et hoida meid püsti. Ja, et selline lugu siis kaljukitsega. Vaatame siis edasi, 4. kaart. 4. kaart on 10. maja. Kui sa vaatad, siin on mingisugune mäetipp keset merd või ma ei tea, see on see mäetipp või see mingi loss, see tundub ikkagi nagu mingi kalju ja vee pinnalt on siis peegeldus vastu. Nii, ja siis on niimoodi, et need sõnumid siin peal on, et hinge sõnum on see, et käitu oma saatuse suhtes vastutustundlikult. Ja vaimne tasand ütleb niimoodi, et kui sa käitud oma saatusega vastutustundlikult, siis sul on lihtsam õnnestuda või kogeda õnne siis seal, kuhu sa oled teel.
Ehk sisuliselt siis ka see aitab nagu tunda rõõmu sellest, mida sa teed või kuhu sa välja jõuad. Ja siis füüsiline tasand rõhutab siis seda, et karjääriga tuleb tegeleda. Ja luua siis samamoodi struktuure ja süsteeme. Et iseenesest nii sõnn kui kaljukits olid ka struktuuri, mida ma ei lisanud või rääkinud siin, on ka nagu struktuuride ja süsteemide energia tegelikult. Ja see 10. maja tuleb ka natukene meile selle nurga alt asju selgitama. Ja nii, ja siis ma korra vaatan. Et vaatame veel korra seda kaarti, et 10. maja kontekstis on siis, nii nagu need sõnumid siin või märksõnad siin peal ka ütlesid, et on tegelikult oluline siis keskenduda sellele, kuhu sa juba oled teel. Ja tõesti, et see 10. maja, nagu siit selle füüsilise sõnumi pealt välja tuli, on siis ka seotud meie karjääriga ja sellega, kuidas sa suhtud kuulsusesse, ausse ja avalikkuse ees olemisse. Et kas sa võtad seda kergelt, loomulikult või punnitad ja pingestad sa sellega seoses ennast üle. Ja siis siin on nagu oluline see, et turvatunne on võib-olla see peamine märksõna, et vaat see sama, et kui ma olen seal avalikkuse ees, et kas ma julgen seal avalikkuse ees olla, et kui mind kõik näevad mind, kõik kuulevad mind, kõik vaatavad mind, et kas ma julgen seal olla, kas ma tunnen ennast turvaliselt, kas ma naudin seda, kas ma saan nagu vabalt olla, et need on need küsimused, et just, et see baasiline turvatunne on siis see, mis on selle 10. majaga seotud. Ja tegelikult, kui see nüüd karma sõnumites välja tuleb, siis on see küsimus ikkagi see, et mida sina teed oma igapäevaelus sellist, mis aitaks sul seda turvatunnet luua. Et mida sa reaalselt teed nagu sellist, mis aitaks turvatunnet luua. Igapäevased tegevused turvatunde loomiseks. Ja siin tuleb arvestada võib-olla, et miks üldse karma teema on see turvatunne, et tegelikult inimese baasiline turvatunne kujuneb välja kusagil, ma ei tea, 3. kuni 6. eluaasta vahel, vahest 4. kuni 6. See võib natukene personaalne ka olla, kui ütleme lasteaia eas on ju, kujuneb see välja. Ja kui seal on olnud väga palju selliseid, kas siis traumaatilisi kogemusi või selliseid kogemusi, millest see laps aru ei saa, mida täiskasvanud ei ole talle turvaliselt selgitanud ega mõtestada aidanud. Või sellel lapsel on palju hirme olnud, et siis sealt tulevadki need turvatunde augud, millega ta tegelikult iseseisvalt toime ei tule. Nii, vaatame edasi, 5. maja. Ja 5. maja on siin ka selline huvitav, et siin on täringud, eks ole, peal. Ja ma vaatan, mis need märksõnad siin on. Ja siin ongi, et see hingetasand ütleb sulle niimoodi, et tegele oma sisemise lapsega ja tema eest hoolitsemisega, tema selle usalduse võitmisega. Et sisemise lapse teema on täiesti selline, et kui me oleme liiga haavatavad, solvume kergesti, liiga tundlikud, et siis meil on nagu päris paljud asjad siin maailmas takistatud.
et kui sa vajad nagu mingisugust abi või teraapiat või nõustamist, et siis siit alt sa leiad lingi, et palun siis otsi endale abi, et ära jää nagu kannatama üksi. Siis vaimne tasand ütleb meile niimoodi, et see on ka nagu see, kus on tuleviku peale vaja mõelda, et võib-olla, ma ei tea, investeerida või teha mingeid otsuseid selliseid, mille kasu või mille tulemus jõuab sinuni kunagi hiljem. Ja samas on oluline siis sellistelt tõsistelt teemadelt viia tähelepanu ka sellisele lõbutsemisele, romantikale, naudingule, tegeleda kaunite kunstidega, mängida, kõiki selliseid asju teha, mis on nagu toredad. Ja füüsiline tasand ütleb ka, et ikkagi loominguga on vaja tegeleda. Vahet ei ole siis, milles see looming hetkel nagu seisneb. 5. maja just ongi nagu siis ütleme selline peamiselt siis just loovusega seotud. Ja ta annab siis sulle võimaluse enda reaalset füüsilist maailma muuta läbi loominguliste tegevuste. Ja ole nüüd enda vastu aus ja küsi endalt, et kas sa oled lubanud enda ellu neid muudatusi või muutusi. Ja samamoodi siis kujutlusvõime. Ja kujutlusvõime on siis see tegevus või see asi, mida saab harjutada, mida saab treenida. Ja kujutlusvõimet kasutades võime siis luua kasutada loomingut nagu praktiliselt piiramatult või oma loovust piiramatult. Ja seeläbi me saame siis luua ükskõik mida. Ja siis ja vahest on niimoodi, et kui sa oled nagu mingi kunstiinimene või loominguline inimene või kui sa oled ka lapsevanem, siis me mõtleme, et see on minu looming või need on minu lapsed. Maiste füüsiliste inimestena me ju mõtleme nii tavaliselt, eks ju. Aga isegi kui sina oled seda kunsti loonud või sinu loovuse kaudu on midagi siia maailma sündinud või sinu keha kaudu on need lapsed siia maailma sündinud, siis nii kunst kui lapsed sünnivad siia iseenda pärast, mitte sinu pärast. Et see nüüd on võib-olla see karma sõnum, mida sa võiksid endaga kaasa võtta, et võib-olla sa tunned liigset omaniku instinkti oma loomingu suhtes ja ka oma laste suhtes, kui sul neid on. Ehk siis nagu see vanasõna või see ütlus, et kunst kuulub rahvale, on ju. Et ma ei mõtle, see ei pea maalikunst olema, mis iganes looming, et tegelikult see ju kuulubki inimestele selleks, et inimesed saaksid sinu loomingust enda hingele pidet, et nad saaksid mingit väärtust, on ju. Ja sinu lapsed sündisid ka ise enda pärast, et inimestena siin maailmas kasvada ja areneda, on ju. Ja just mäng on siis nagu tähtis, et mängides läbi olukordi, erinevaid olukordi, võime me siis tegelikult päris elus võtta ette ka raskemaid ülesandeid endale lahendada, on ju. Ja ütleme ka laste kasvatamise juures, et need rollimängud ja igasugused sellised asjad, kus me oleme erinevates situatsioonides, tegelikult me kasutame seal kujutlusvõimet, sest me ei ole füüsiliselt olnud selles olukorras. Aga just nende asjade läbimängimine võimaldab meil ettekujutust saada, et kuidas need asjad üldse nagu olla saaks. Ja see 5. maja tuletab sulle ka meelde, et mängi rohkem, et ära võta seda elu nagu surm tõsiselt kogu aeg. Ja kui seda juttu hakata kokku võtma, et siis 5. maja on nagu tõeline rõõmude koda, eks ole, sport, mängud ja isegi romantiline armuelu on justkui nagu etendused, mida mängitakse või mida kehastatakse nende endi pärast. Ja mis valmistavad siis meid ette millekski enamaks, eks ole. Ja kõik need loomingulised tegevused, mängulised tegevused on alati seotud riskiga. Ja see risk ongi see, mis teeb elu põnevaks. Ja see ei tähenda, et riskida tuleb hulljulgelt hüpata kuskilt 10. korruselt alla, et ei ole loominguline tegevus. On küll, aga siin ei ole mõeldud selle riski all nagu eluohtlikke asju, eks ole. Vaid risk on see, kui sa paned ennast olukorda, kus sa enne pole olnud. Ehk sa tegelikult laiendad oma enda piire. Ja riskide võtmine toob muidugi 5. majas võivad siis olla ka mõnikord hasartmängud.
selles ja mõnes mõttes ka investeerimist ma juba nimetasin enne. See tähendab seda, et investeerimine võib-olla ei ole nagu halb, aga kui see hasartmäng on nagu tõesti, et ma teen veel, eks ole. Et siis võib nagu ennast hulluks ajada. Tänapäeval on ka need telefoni ja arvutimängud sellised, mis seda hasarti tekitavad, et ei pea ainult kasiinos käima, on ju. Et see on siis see pahu pool, et see tähendab seda, et võib-olla seal on vaja siis seda asja tagasi tõmmata ja teistes eluvaldkondades seda loovust ja mängulisust rohkem kasutada. Ja 5. majaga iseenesest, kui me räägime taevakaardist, et on seotud siis päike ja lõvi tähtkuju iseenesest. Et nii palju siis sellest. Ja meil on jäänud veel viimane kaart, vaatame selle ka kohe koos ära. Et mis meil siin all peidus on. Nii, 11. maja. Ja mida sina siit nüüd välja tulid? 11. maja, jah. Ja siin on siis, mis me siis siin näeme, ma vaatan need märksõnad jällegi ära. Võib-olla selline hingetasand tahab siis teada anda sulle seda, et vabadus on nagu hingeliselt tähtis, aga see vabadus, et sina oled nagu kõigest vaba või ülim, et see nagu ei maksa midagi, et tegelikult see vabadus peaks nagu olema seotud nagu laiema hüvanguga või suurema grupi hüvedega, et millest on ka teistele kasu, mitte ainult sinule. Siis hingetasand ütleb, et samastu oma soovide ja lootustega, et neid paremini nagu mõista või nendega nagu sügavamale minna, et see pilt nagu silma ees oleks detailne ja selline nagu sügavam. Ja füüsiline tasand on see, et kui sa nagu tuleviku heaks võtad midagi ette, et siis ära pusi üksi, vaid jaga seda oma lähedastega või sõprade ringiga või veel kellegagi, kes sinu jaoks on tähtis. Ja 11. majas on siis tegelikult, see on ka mingis mõttes natukene 5. seotud, kui 5 oli looming ja loovus ja kõik sellised asjad, siis 11. maja on seotud ideedega, aga ideed võivad ka sageli väga loomingulised olla, on ju. Ja ideed, milles oled välja käinud, sina ise oled välja käinud või siis mille on välja käinud need inimesed, kellega sa ennast samastad, kellega sul on mingisugune ühisosa, mingisugune äratundmine. Ja tavaliselt on need inimesed, kellega me kõige rohkem samastame, ongi siis meie sõbrad tegelikult. Sest vaata, sõpru me saame valida nagu enda näo järgi, et sugulaste või pereliikmetega on see, et me oleme sugulussidemetes, et võib-olla kõik inimesed meile nüüd nii üdini ei pruugi meeldida, eks ole. Aga sõprade puhul on siis peale ühiste selliste lõbusate tegevuste panevad nagu sõbrad meid tegelikult hästi tundma selle tõttu, kes sa oled. Mitte selle tõttu, mida sa teed või kui kasulik sa oled, vaid nad tekitavad nagu head enesetunnet sinu enda pärast. Ja mõnikord, aga mitte alati, on siis meie sõpradel nagu sarnased eesmärgid nagu meil. Ja võib-olla on ka nagu see tööalane tegevus võib sarnane olla või hobid võivad sarnased olla. Ja kui meil ei ole nüüd nii selliseid ülilähedasi sõpru, siis tegelikult oleks nüüd kasulik endale siis sõlmida selliseid sõprusliite või selliseid kuuluda siis klubidesse, kus on teised inimesed, kes tegelevad ka sarnaste asjadega või kellel on nagu sarnased huvid, eks ju. Et ikkagi oleks nagu mingisugused liitlased nii vaimsel kui emotsionaalsel tasandil. Ja ütlesin, et ideed, eks ole, siis 11. maja nagu sümboliseerib üldse igasuguseid ideedega inimesi, mitte selliseid, kes lihtsalt vegeteerivad ja oma elu ära elavad kuidagi moodi, vaid tõesti sellised, kellel on suuri ja ägedaid ja lahedaid ideid. Ja samamoodi ka siis neid inimesi, kes siis kas üksi või grupina, rühmana püüavad siis levitada või teatavaks teha oma mingeid seisukohti, nägemusi. Ja nendest võivad saada ühel päeval autoriteedid või eeskujud teistele.
Ja kui 5. maja, lihtsalt võrdluseks siin, et kui 5. maja oli sinu enda loovus ja sinu enda loomingulisus ja spontaansus on ja, siis 11. maja on ka just, kui ideed on ju väga loomingulised, aga see on just nagu siuke rühmapõhine või koos tegemisega seotud ideed, koos tegemisega seotud loovus. Et sa ei tegutse ainult enda nimel, vaid nagu teiste eest või teiste heaks ka natukene. Ja siis me peame nagu olema suutelised ette kujutama midagi, mida ei ole veel täna olemas. Ehk me peame suutma mõelda asju välja. Ja kuidas me seda teha saame? Me saame seda teha nii, et me uurime läbi kõik selle, mis on juba olemas. Ja uurime seda sellise pilguga, nagu me ei oleks seda mitte kunagi näinud. Nagu me ei oleks sellest mitte kunagi mitte midagi kuulnud. Ja selle tulemuseks sünnivadki siis tavaliselt igasugused loomingulised uuendused, mis on võimalikud vaid juhul, kui me julgeme ühendada 5. maja kujutlusvõime ja tuleviku unistused 11. maja ideedega. Ja tegemist sellisel juhul on siis taotlusega kõige puhtamas või kõrgemas vormis. Ja siis see 11. maja tuletab meile veel meelde sellist asja, et et kuna, kuidas ma seda sõnastan? Ühesõnaga, et kuna see on nagu teistega koos loomine, eks ole, et siis lihtsalt oleks nagu patt jätta seda energiat kasutamata. Et mõtle nagu sina ka, kuidas sa praegusel ajahetkel, eluhetkel, kus sa iganes oled, saaksid seda koos loomise energiat rohkem ellu kutsuda, rohkem ära kasutada. Ja võib-olla siis sellistest astroloogilistest asjadest veel, et on selle 11. majaga siis seotud Uraan ja veevalaja tähtkuju. Et sellised karmasõnumid sulle siis täna. Soovin sulle kõike ilusat ja me kohtume nädala pärast.